Kus sul läinud on? Ei noh, suvi oli tore, suvi oli ilus, ilm oli ilus. Viimane episood praegu, see aasta. 20. august oli ära. Oli küll. Mõned videod jätsin tegemata, minupoolsed vabandused. No minu poolt ka, jah. Aga võtame asja kokku, inimesed küsivad ja mis siis saanud on? No... Tähtaeg on möödunud. On möödunud. Kuradi. Ei no... Midagi pole saanud, eriti. Ei, aga kas seda mäletad, et kui me olime siin samas kohas esimene kord, siis ma ütlesin, et kui midagi ei muutu, siis äkki juuksevärv muutub ja... Oli ka? Minu arust oli. Okei, võib-olla. Aga see on muutunud. See on muutunud. Nüüd võin vabalt peole minna, stiilipeole ja kehastada popstar Raitsi, ilma et peaks üldse vaeva nägema. Ei no, kõik need suured mõtted ja plaanid olid ju alguses paika pandud veebruaris, kui ma mäletan õigesti vist. 18. veebruar. Vist, jah. Jah. Ja siis oli ikkagi nagu siuke, mõistlik rutiinne elu ja nii, on ju. Aga siis tuli see pandeemia, vaata. Mis tähendas, et stabiilsed basseinis ujumised, need asjad jäid nagu kõik ära. Sisuliselt igasugune selline nagu rutiinne elukorraldus nagu lõppes. Mõistagi oma laiskus on kõige suurem roll, eks ole. Sinna ta läks ja siis tuli suvi, siis hakkasid puhkusid ja värki. Mõistagi ilusad ilmad, grillid, mineraalveed, eks ole, tead küll. Väga ei ole nii, et hommikul ärkad üles, siis esimese asjana läheks jooksma. Kuidagi üsna märkamatult saigi see pool aastat läbi. Et nüüd sügisest ilmselt ikkagi hakkab jälle selline stabiilne rutiin jälle ja kui on mingi siuke stabiilne rutiin ja nagu ka tööl käimine, see on igasugune toitumise muutmine minu meelest oluliselt lihtsam. Lükkame, aga kas me panime selle aasta 20. augusti? Või on siin mingi võimalus natuke edasi lükata seda? Ei, tegelikult võiks ikkagi, ma tahaks tegelikult asja ikka edasi lükata selles mõttes, et mitte nagu lõpmatusse edasi lükata, vaid paneks näiteks jõulud. Minul mäluga kaarti jätkub, et vähemasti vaatame, mis selleks saaks saanud on, et praeguse seisuga ma tean, ma olen 4 kilo raskem kui alguses. Aga samas on ju taandareng ka areng, et... Jah, selles mõttes ongi, et see peabki mingid järeldusi tegema. Siin on jälle elus näide, et kui mitte midagi ei tee, siis ei muutu kui mitte midagi võtta. Tõsi ta on, sest valed pole, mida me ka tõdesime esimesel korral. Jah, nii on. Aga muidu juubel läks hästi? Tead, rahulikult, vaikselt selles mõttes, et see oli viimase kuu jooksul vähemasti seal, kus ma olin üks halvem ilmaga päevi, aga muidu ei olnud hommikul ärgates mingit, et nüüd on nagu täiesti uus lehekülg elus. Ei, absoluutselt mitte, vaata. Et ei, tore oli, jah. Ma nagu sporti pole vahepeal absoluutselt teinud. Kui ma võib-olla 50 meetrit olen järjest jooksnud, miski pärast hakkas kogu hästi kiire. Ma isegi ei mäleta kuhu. Bussi peale ka ei olnud kiiret, sest bussil minna kuhu ometi. Ei olnud nagu võtta. Et ikkagi, Miski pole veel lõppenud, aga vahepeal pandeemia rikkus kogu maailma elu, rikkus ka seda challenge'it, nii et... Jah, muidugi tegelikult see on jälle siuke rumal vabandus, vaata. Et eks ta on lihtsalt enda kättevõtmise ja kokkuvõtmise asi, et... Mulle tegelikult ikkagi küsiti päris tihti, et kuidas see läheb ja siis mõtlesin, et peame selle lõppu ära tegema, kuigi me juba teadsime natukene, et asjad pole nii tasakaalus kui... Nad võiksid olla paremad. Jah. Ma kogu aeg püüan, aga lõpuks võiks nagu teha ka. Et selles mõttes tahaks ikka, jah. Ja mis siis alati. On ka juba siukseid väikseid tervisetunde märke, mingid seljavalud ja asjad, mis näitavad, et vanus hiilib varksi peale ja... Uksest ei tule veel? Okay. Peab liigutama, kas või kui muud asja pole see nii nõme kui see
tundub, siis peab vähemasti mingit võimlemisharjutusi või siukseid asju tegema, vaata. Jah, need pole niisama välja mõeldud, aga äkki nüüd siit siis lähmegi liigutama. Arvad, jah? Ja vaatajatega näeme siis järgmine kord, kui... No, kui on millestki rääkida. Äkki teeme järgmise video selle koha pealt, kus mul näitab kaal 119 koma midagi. No aga anna mulle teada ja teeme ära. No olgu, järgmise korrani. Kuule aga. See tuli nii mõnus. See tuli konstantselt. Mõnus spontaanselt. Olgu.